Minu nimi on Anna Agu ja ma olen Lexlo õigusbüroo kaasasutaja. Mul on hea meel teid näha meie YouTube'i kanalis Lexmania, kus me räägime keerulisel teemal nagu õigusalased küsimused, aga lihtsalt niimoodi, et saaks aru teie 5-aastane laps ja ka vanaema. Ja täna me räägime sellisel teemal nagu maksuabi, ehk siis milliseid meetmeid on seadusandja ette näinud, et vähendada tööandjate maksukohustus kriisiolukorras. Täna me räägime sellistel teemadel nagu maksuvõlg ja selle ajatamine, maksumäära vähendamine ja peatamine. Lisaks räägime sellest, et mis on saanud maksuvõla päringust, kuhu on andmed kadunud ja puudutame sellist teemat nagu sotsiaalmaksu miinimumkohustus ja abi FIE-dele. Loodan, et te leiate midagi kasulikku. Kõigepealt alustame esimesest teemast ja selleks on maksuvõlg ja selle ajatamine. Kui teie äriühingul on tekkinud rahalised raskused ja on tekkimas või on tekkinud maksuvõlg, siis seda on võimalik ajatada. Seejuures ajatamise puhul kehtivad tavapärased reeglid ja kriteeriumid nagu ka enne kriisi. Tuleb silmas pidada, et faktiliselt on 2 võimalust. On olemas lihtsustatud ajatamine ja nii-öelda tavaajatamine. Lihtsustatud ajatamise puhul peavad olema järgitud teatud reeglid. Kõigepealt äriühingu maksuvõlg ei tohi olla suurem kui 20 000 eurot. Ajatamisgraafiku pikkus ei tohi olla pikem kui 12 kuud. Äriühingul ei tohi olla muid ajatamisgraafikuid. Äriühingu maksuvõlg ei tohi olla suunatud kohtutäiturile. Äriühing ei tohi olla pankrotimenetluses, likvideerimismenetluses ja äriühingul ei tohi olla ka muid trahve ja avalikke õiguslikke nõudeid, mida üritatakse sisse nõuda. Lisaks veel äriühingul ei tohi olla ka solidaarvõlgnevust. Ehk siis äriühing peab olema sellise teatud hea maksedistsipliiniga, maksuvõla summa ei tohi olla suurem kui 20 000 eurot ja maksugraafiku pikkus ei tohi olla pikem kui 12 kuud. Siis saab suhteliselt lihtsalt koheselt maksu ajatamisgraafikud omale, ehk siis faktiliselt see tähendab seda, et äriühing läheb e-maksuametisse, esitab taotluse, kui äriühing vastab tingimustele, siis väljastatakse automaatselt ajatamisotsus ja tehakse graafik ja äriühing saab siis hakata tasuma oma maksukohustusi nii-öelda teatud perioodi jooksul osade kaupa, mis on paljudele äriühingutele suureks abiks. Samas tuleb silmas pidada, et eriolukorra puhul on Maksu- ja Tolliamet teada andnud, et juhul kui tekib äriühingul maksuvõlgnevus, siis Maksu- ja Tolliamet ei hakka seda koheselt sisse nõudma, kui maksuvõlgnevus on tekkinud alates 1. märtsist kuni 1. maini, ehk siis sellisel kriisi ajal nii-öelda. See tähendab seda, et äriühingul on võimalus lihtsalt hakata tasuma oma maksuvõlgnevuse osade kaupa ja pole vaja koheselt Maksu- ja Tolliametile ajatamisgraafikud esitada. Samas, kui te olete sellest huvitatud, siis võib ikka esitada ja soovituslik on esitada pärast siis kriisiolukorra lõppemist või siis peale 24. aprilli. See on selline kuupäev, mida on Maksu- ja Tolliamet nii-öelda annonseerinud. Samas tuleb silmas pidada, et kui teie äriühing osaleb riigihangetes, siis teil on vaja täita kriteeriumid, mis on seotud maksuvõlaga, ehk siis teie äriühingul ei tohi olla kehtivat maksuvõlga. Sellises olukorras teil tuleb esitada ajatamisgraafik, kui teil on tulemas maksevõlgnevus või tekkimas maksevõlgnevus või on juba tekkinud, selle jaoks, et osaleda riigihankes. Selliseid taotlusi menetleb Maksu- ja Tolliamet esmajärjekorras ja taotluse esitamisel tuleb see kindlasti juurde märkida, et siis kiiremas korras tuleb Maksu- ja Tolliameti poolt vastus.
Ja lisaks eeltoodule sooviksin juhtida tähelepanu ka intressi vähendamisele. Seoses intressi vähendamisega on seadusandja ette näinud sellist võimalust, et eriolukorra puhul peatatakse intressi arvestamine maksuvõlgnevuste puhul alates 1. märtsist kuni 1. maini. See tähendab seda, et kõik võlad, mis on tekkinud sellel perioodil, nende pealt intressi ei arvestata selle võla pealt. Või kui teie võlgnevus on tekkinud enne 1. märtsi, siis arvestatakse intressi kuni 1. märtsini ja sealt edasi alates 1. maist. Paljud on juba küsinud, et mis siis saab edasi, et nüüd 2 kuuks nii-öelda intressi arvestus peatub, aga mis edasi? Et hetkel on Riigikogus eelnõu, mille kohaselt tahetakse kehtestada alandatud intressimäära. Kui praegune maksuvõla intressimäär on 0,06% päevas, mis teeb umbes 27% aastas koos tulumaksukohustusega. Ajatamise korral on see 0,03% päevas, selline 50% võrra vähendatud määr, siis eelnõu kohaselt tahetakse kehtestada siis intressimäära 0,03% päevas. Seejuures tahetakse võimaldada Maksu- ja Tolliametile ajatamisgraafiku taotluse korral vähendada intressimäära 100%. See tähendab seda, et kui selline seaduseelnõu võetakse vastu, siis alates 1. maist kuni 31. detsembrini 2021 intressimäär on 0,03% ja ajatamise korral, kui Maksu- ja Tolliamet nõustub sellega, võib teie intressimäär olla 0. Ehk siis lihtsalt tasute oma maksevõlgnevust nii-öelda osade kaupa ja mingit intressikohustust sellega ei kaasne. Kui selline seadusemuudatus tõepärast jõustub, siis see on täiendav abimeede kõikidele äriühingutele, kes on sattunud raskustesse eriolukorra ajal. Kui me tuleme tagasi maksuvõla ajatamise juurde, siis rääkisime sellest, et millistele meetmetele või kriteeriumitele peaks vastama äriühing, et oleks tehtud ajatamisotsus lihtsustatud korras, aga räägime ka sellest, et millises olukorras siis toimub ajatamine tavakorras. Kui äriühing ei vasta kriteeriumitele, mis on ette nähtud lihtsustatud olukorra puhul, siis rakendatakse tavamenetlust ajatamisgraafiku taotluste puhul ja see tähendab seda, et kui taotlus on esitatud, siis Maksu- ja Tolliameti ametnik faktiliselt vaatab seda nii-öelda käsitsi üle, ehk siis süveneb nendesse andmetesse, mis on äriühing on esitanud ja võtab faktilise otsuse vastu, et kas sellele äriühingule on lubatud maksuvõlga tasuda osade kaupa graafiku kohaselt või mitte. Ja kui toimub nii-öelda tavamenetlus ajatamisgraafiku osas, siis Maksu- ja Tolliamet võtab otsuse vastu 20 päeva jooksul peale ajatamistaotluse esitamist. Seejuures hinnatakse järgmised täiendavad kriteeriumid. Esiteks äriühingu maksedistsipliin, ehk siis vaadatakse faktiliselt seda, kas äriühing on nõuete kohaselt täitnud varasemalt oma maksukohustusi, kas on kogu aeg õigeaegselt esitatud maksudeklaratsioonid, kas on olnud varasemalt mingeid võlgnevusi, kas varasemalt on olnud ajatamisgraafikuid ja kuidas on äriühingud hakkama saanud selle tasumisega. Ehk siis selline äriühingu maksedistsipliin ja kuidas on varasemalt suhted olnud äriühingu ja Maksuameti vahel. Järgmine kriteerium, mida võetakse arvesse, on äriühingu varaline seis. Ehk siis kas äriühing on faktiliselt võimeline üldse graafikut tasuma ja millised varad on äriühingul. Järgmiseks kriteeriumiks on äriühingu üldised majandusnäitajad. Neid võetakse samuti arvesse. Lisaks Maksu- ja Tolliamet pöörab tähelepanu ka sellele, et
mida faktiliselt ajatamistaotlusega äriühing taotleb ja kas ta on võimeline sellega toime tulla. Et kui näiteks äriühingu maksuvõlg on 100 000 ja äriühing soovib seda ajatada, näiteks 2 aasta jooksul tasuda, siis Maksu- ja Tolliamet hindab, kas äriühingul on faktiliselt võimalusi selle tasumiseks 2 aasta jooksul. Ehk siis kas see igakuine maksukohustus, mida äriühing plaanib tasuda, on jõukohane sellele äriühingule. Samuti võib tavamenetluse korras äriühing kehtestada tagatist või paluda tagatist esitada äriühingul. Ja kui me räägime tagatisest, siis tuleb silmas pidada seda, et sisuliselt Maksu- ja Tolliamet aktsepteerib 3 liiki tagatisi. Selleks on kõigepealt käendus, siis hüpoteek või registerpant või deposiit. Deposiit on siis faktiliselt rahade ülekandmine Maksu- ja Tolliameti deposiitkontole ja juhul, kui pärast realiseerub vajadus selle tagatise kasutamiseks, siis Maksu- ja Tolliamet võtab otse rahalisi vahendeid sealt deposiidikontolt. Et see oli siis lühidalt sellest, et milline näeb välja selline ajatamise protsess, kui äriühingul on tekkinud maksevõlgnevus, mida peab selleks tegema ja milliseid leevendusi on oodata selle kohta. Nüüd liigume järgmise olulise teema juurde, selleks on sotsiaalmaksu miinimumkohustus ja sellega seonduvalt tuleb silmas pidada seda, et kriisiolukorra puhul on seadusandja teada andnud seda, et tööandja on vabastatud sotsiaalmaksu miinimumkohustuseks juhul, kui äriühingu töötaja on palgata puhkusel või tema töökoormus on vähenenud. See tähendab seda, et kui teie äriühingu töötaja viibib palgata puhkusel või tema töötasu on 0 või tema töötasu on vähenenud ja näiteks te maksate ainult temale 150 eurot ja ootate töötasu hüvitist Töötukassa poolt, siis sellises olukorras ei ole nõutav maksta sotsiaalmaksu miinimumkohustus, mis on 187 eurot ja 20 senti igakuiselt, vaid tööandja on sellest vabastatud. See on tähtajaline, see kehtib mai, aprill ja mai kohta. Samas tuleb silmas pidada või tuleb vahet teha sellele, et kui faktiliselt ikkagi tehakse väljamaksed töötajale, ehk siis faktiliselt makstakse töötajale palka, siis tuleb ikkagi sotsiaalmaksukohustus tasuda välja makstud töötasu pealt. Lihtne näide. Kui näiteks töötaja palk on olnud 2000 eurot, tulenevalt majanduskriisist seda vähendatakse näiteks 1000 euroni bruto, siis faktiliselt tuleb tööandjal kinni pidada ja tasuda sotsiaalmaksu 1000 euro pealt, ehk siis väljamakse pealt, mida tehakse töötajale. Et see on siis selline oluline asi, mida tuleb silmas pidada, ehk siis ei ole sellist sotsiaalmaksu vabastust, vaid on olemas sotsiaalmaksu miinimumkohustuse vabastus olukorras, kui faktiliselt äriühingud on väga keerulises olukorras. Seejuures tuleb rääkida ka sellest, et milline abi on ette nähtud meie FIE-dele, siis FIE-de puhul on samuti ette nähtud teatud abimeetmed ja see väljendub selles, et Maksu- ja Tolliamet maksab kvartaalset avansilist makset nüüd esimese kvartali eest ise FIE-de puhul. Kui FIE on juba tasunud oma kvartaalset sotsiaalmaksu kohustust, siis lihtsalt tal on võimalik kas kasutada seda hiljem või küsida faktiliselt tasutud rahalisi vahendeid tagasi oma pangakontole. See on siis selline abimeede FIE-de puhul, kes on võib-olla sellises kõige keerulisemas olukorras ja
nendel ei ole võib-olla nii palju varuvahendeid, et üle elada sellised keerulised majanduslikud olukorrad. FIE-de puhul tuleb silmas pidada seda, et kui nad faktiliselt teevad äriregistris oma tegevuse peatamist, siis nendel 2 kuu pärast muutub kehtetuks ravikindlustus. Et see on oluline aspekt, mida tuleb silmas pidada ja juhul, kui teie isegi töömaht on vähenenud või teil ei ole piisavalt tööd, siis peatamise korral peate arvestama sellega, et mingi hetk kaob ravikindlustus ära. See oli siis lühidalt sellest, milliseid abimeetmeid on ette nähtud meie FIE-dele ja tööandjatele seoses kriisiolukorraga. Loodan, et see informatsioon on olnud teile kasulik, et te leidsite midagi huvitavat ja uut ka enda jaoks või siis vähemalt see informatsioon, mis on olnud tuttav ja teada, veel kord kinnistus. Kui teil on täiendavaid küsimusi, siis esitage neid kommentaaridesse, hea meelega vastame või tulge meie juurde konsultatsioonile. Pange meile ka like ja share'ige seda videot, sest me teeme seda teie jaoks. Sooviksin tänada meie tiimi ja PHP Tallinn sellise ilusa koha eest. Näeme peatselt. Aitäh teile!